Kasvasin spetsialistist juhiks ja mul oli võimalus kogeda kõiki neid etappi, millest me täna koolitusel räägime. Loomulikult hulgalised ämbrid, mis sai läbi kolistatud, iseenese tarkusest arvates, et küll ma tean ise kõige paremini, kuidas inimesi tuleb juhtida ja kuidas tuleb käituda. Ja kindlasti järgmine suurem hüpe oli see, kus juhtima tuli hakata juhte, kus ma täna töötan päästepiirkonnas, kus ma juhin inimesi, kes omakorda on juhid ja see on täitsa teistsugune grupp ja nõuab täitsa teistsugust lähenemist, teistsugust vaadet. Siin töötavad inimesed, kes on hästi tugeva missioonitundega. Nad tahavad oma alal väga selgelt õnnestuda, nad tahavad olla väga tugevad spetsialistid ja neile läheb väga selgelt korda selline professionaalne identiteet ja läbi selle toimuv käitumine. Riskijuhtimine on kindlasti prioriteetsel tasemel, sest on väga selgelt asju, millest saame läbi rääkida. Aga on asju näiteks, mis puudutab selgelt ohutust näiteks, eks ju, siis siin ei tule igasugune paindlikkus ei tule kõne allagi, eks ju. On väga selged reeglid, millele tuleb alluda, sest vea taga on nii enda kui inimeste elud. Ma saan seda kogemust pakkuda ka teistele juhtidele, mis on seotud sellise laiema või suurema riskivaldkonnas toimetavate inimestega. Ma julgen väita, et suures osas on juhtimispõhimõtted ja lähenemised universaalsed.